tere tulemast Musta kassitaru lugemisse kalad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 25–31 mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Aga enne kui ma kaartide juurde lähen, ma tuletan teile meelde, et siis, kui Musta kassitaru kanalil saab täis 250 kanalitellijat, ma loosin kõigi tellijate vahel välja just sellised kaardid, nagu mul siin laual on, ehk kassitaru kaardid. Siis ma teen selle kohta eraldi video, mille all te saate enda osalemissoovist teada anda. Aga nüüd kaartide juurde, mis teile selleks nädalaks välja tulid. No nädal algab teil siin Hermiti kaardiga. Hermiti kaart on eraku kaart. Ta on selline vaikse aja mahavõtmise kaart, et mõelda, võib-olla natuke tagasi vaadata mineviku peale, minevikus tehtud otsuste peale, võtta sealt kaasa need, mis olid head otsused ja võib-olla jätta selja taha need otsused, mis ei olnud nii head. Hermiti kaart minu jaoks tähendab ka seda, et tuleb mingi selgus. Kui te nüüd rahulikult leiate selle aja, et rahulikult järele mõelda, mõnda hetke olla vaikuses ja kuulata seda, mida teile teie hing rääkida tahab, siis hakkab teie peas lamp põlema ja te näete asju selgemalt. Kuidas ma ütlen, see on täpselt nii, nagu pimedasse tuppa keegi tuleb sisse, lülitab lülitit. Ja kõik saab selgeks ja kõik saab valgeks, mis enne oli nagu pimedas ja varjatud. Ja kuna tema kõrval on müntide emand, siis mulle tundub, et see on kuidagi seotud rahadega. Müntide emand on väga tark naine. Tema emotsioonioste ei tee. Tema oma raha niisama lihtsalt uisapäisa ei kuluta. Tema ei torma poodi kohe uusi asju ostma. Tema vaatab kodus ringi. Kas ta leiab midagi sealt kodust, parandab mõnda vana asja ja saab aru, et mul polegi tegelikult seda vaja. Olgu see uus kleit või paar kingi või hoopis mingi tõsisem asi. Et seda müntide emanda rahatarkust ma soovin absoluutselt kõikidele inimestele maailmas. Siis ei oleks meil igasuguseid jamasid, meie näpud ei oleks põhjas enne palgapäeva. Edasi tuleb sealt, see on karikate 2. Karikate 2 minu jaoks on hingesugulase kaart. See on selline kaart, et selline inimene, kui teda veel ei ole teie elus, siis ta võib-olla tuleb siin sellel nädalal või lähitulevikus. See on selline inimene, kellega te hingate ühes rütmis, kes mõistab teid poolelt sõnalt, kellega koos on nagu väga ladus läbisaamine, kellega koos on asju hea teha. See võib olla töökaaslane. Lähete hommikul tööle niisuguse suure rõõmuga, küll on tore, et tema mind seal ootab. Vaat temaga koos aeg lendab. Saab natuke võib-olla rääkida, saab seal tööasju arutada. Ongi niisugune rõõmus ja helge meeleolu. Juba vaatate, et issakene pole nagu saanud midagi veel tegema hakata, juba õhtu käes. Aeg lendab ja see, nagu see meeleolu on helge, kuidas ma ütlen, ei ole seda raskust. Lähete tööle ja on seal kõik vissis nägudega, tahagi minna sinna üldse. Kellegagi midagi rääkida ei saa, keegi ei kuula, keegi ei vaata, keegi ei tea midagi. Iga üks nokitseb seal oma ette. Aga vaat temaga koos on tore. See võib olla töökaaslane, ta võib olla mõni sugulane, ta võib olla elukaaslane. No kes iganes inimene, kellega te tunnete ennast nagu väga hästi, te saate olla teie ise. Te ei pea teesklema kedagi teist ega sõnu otsima, kui tahate midagi öelda. Järgmine kaart on seal mõõkade 2. Mõõkade 2 ütleb seda, et otsus tuleb nüüd ära teha. Nüüd ei ole enam pääsu. Selle otsuse tegemisega tähendab, see kaart on selline kaart, mis siin ei ole enam võimalik edasi lükata. Te ei saa üldse edasi liikuda, kui te seda otsust kohe ära ei tee. Mina ei tea, mida see puudutab. See võib olla rahadega seotud, see võib olla hoopis millegi muuga seotud. Mida ma tahan teile öelda, on see, et säilitage rahu. Igas olukorras säilitage rahu.
all on teil siin karikate kuningas, vaat tema on selle rahu säilitamise meister. Tema on selle musternäidis. Karikate kuningas on selline mees, kes säilitab rahu ka siis, kui ümberringi maailm tormab ja teil kalad elu hakkab tormama. Sellepärast, et teile on välja tulnud tornikaart ja tornikaart raputab teie elu täiesti ootamatust kohast ja raputab ikka nii, et pilpad lendavad. Ja sedasama karikate kuninga rahu selles tornikaardi raputuses ma teile soovingi. Et ärge laske sellel ennast verest välja lüüa, sest see ehmatab kindlasti. See tornikaart, minul on video sellest siinsamasel kanalil, kui te scrollite kusagile allapoole. On tornikaart minu elus selline video täiesti olemas. Vaadake, mida tornikaart minu elus tegi või kuulake. See tornikaart raputab, ta tulebki nagu välk selgest taevast. See võib olla mingisugune täiesti tühjast kohast lahvatanud tüli, aga see on selline asi, mis jääb meelde. See ei ole nagu hävitav, et nüüd on tüli ja enam ei lepita. See ei ole selline kaart. Ta lööb selle õhu korraks puhtaks. Kui see torn on langenud, tolm on vaibunud, siis ta näitab teile te näete paremini, ma ütleksin, ta lööb selle õhu puhtaks, seda raputust teie elus oli vaja. Võib-olla te kohe seda üldse ei mõista, milleks seda vaja oli. Mina ei saa tänase päevani aru, mida see mulle andis, et see torn minu elus niimoodi raputas. Ma ei ole sellest veel aru saanud, aga võib-olla ma lihtsalt olen pika taipamisega. Et tornikaart vapustab, ta tuleb kusagilt tühjast kohast ja teeb mingisuguse jama. Et see on nagu ebameeldiv üllatus. Tornikaart toob ebameeldiva üllatuse. See ei pruugi tulla sellesse nädalasse, kuigi ta võib, sest me läheneme täiskuule. Ja täiskuul on oma mingid ma ütleks, veidrad käitumismustrid tulevad täiskuuga välja. Me ei tea, mida see täiskuu meile toob, aga see hakkab kusagil paar päeva juba enne täiskuud pihta, need täiskuu energiad. Nii, tornikaardist rääkisime. Viimane kaart on teil siin 2 nädalat järjest see saatana kaart, mis tuletab meile meelde, et meil on ka pahed. Et meil on pahed, sõltuvused, meil on asjad, mida me teeme, mida me tegelikult teame, et tegema ei peaks. On see suitsetamine, liig söömine, võib-olla liiga palju teleka vaatamine. Ma ei tea, mis on need teie pahed, ma tean enda omasid. Mina võitlen enda omadega, aga siiani tulutult. Eks teie ise teate, kallid kalad, mis on need teie teemonid, kellega te siin võitlete või ei võitle, aga teate, et ei ole kõige parem see harjumus või mis iganes asi teie elus on. Pigem harjumus ja ütleme siis, et halvad harjumused. Halvad harjumused, millega ei suuda või ei taha võidelda. Ei oska öelda, võib-olla siis järgmised nädalad aitavad teil oma halbade harjumustega võidelda ja neid võita. Selline nädal tuli teile siis, kallid kalad. Seda torni ei pea ka kartma, et tornikaardi raputamisel on kindlasti oma eesmärk. Valikute tegemine on ka niimoodi, et kui mõõkade 2 ütleb, et tuleb valik teha, siis tehke see valik ise vabatahtlikult. Elus juhtub see, et elu teeb ise teie eest valikuid ja võib väga järsult teha selle sama torniga, ta võibki seda valikut teie elus tegema hakata. Niisugune lugemine siis teile. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöiale üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.